rippudest alustada. Millist rippa kuskil kasutada? Nagu ma aru saan, kõik on vist Emajõel nagu käinud latikad püüdmas. No jah, aga piidriga ei ole. Jah, tegelikult olen käinud Viljandi järve peal siin seisvates veekogus hästi palju. Seisvates veekogus on niisugused kerged latid. See on need kuivad mingi latt. Et millist valida seisvas vette. No ega vist keegi eriti ei ole käinud seisvas vees püüdmas. Mida olen? Tuleb tunduvalt paremini kui Emajõest. No kuidas võtta ja oleneb kus kohas. Selles mõttes... Seal on latikad nii palju, et ju välja kiskab. Noh, oleneb kohas ka, jah. Noh, seisvas vees üldiselt, kui suure kala peal on, see meetodiga oled ka proovid läinud. See, mis pannakse üle... Ja pressiga siin. Ma mõtlen proovima hakata, ei ole. No ütleme, et Eesti oludesse ta põhimõtteliselt ongi, et suurte kala püügiks see meetod püüd. Ma räägin rippudest. Sealt peab see rips olema väike. Ja, nad on väiksed, 20-30 cm. Muidu ikka vaan üks. Noh, ma lasen ringi käia vaadata kuskil vastu kolksata. See on see... See on nüüd jõeama, jah? Ei, see on nüüd seisvasse vette põhimõtteliselt. Aga Emajões ka lähedab püügiks. Ütleme niisugused kergemad pikertüüpi. Mis see kaalub? See on kerge. Paarsada grammi äkki. Mis see tipu otsa? Ma ei tea, mis ma sinna otsa panin. Selle riba makstest on nüüd 75 grammi. Et sellega põhimõtteliselt kannatab 20-30 meetrit maksimum püüda. Pärnu öö pealt oli sellega väga kaip latikat püüda selle latiga, kui voolu ei olnud. Otsaga silma. Ja mille järgi seda latti valida, siis ongi Emajões üldiselt sobivad testiga kuni 120 grammi. 100-120 ja kui tõesti on jõgi lai ja püük hästi kaugelt, siis ka 150 testiga. Et kui on tõesti... Aga ennekõike on see Emajões on... Kui vool kiire on, ütleme nii, et see otsa tipp ei tohi sul panduda niimoodi sinna ära. Kuskil 45 kraadiga sul on ilusti kala võtta kõik ja haakimine kõik asi toimiks. Ja Emajõe peale pikkuse poolest mina soovitaks osta kuskil 3,90 pikkusega. 3,90, 4,2, 3,6 jääb natuke lühikeseks, kui ta kaugelt püüda. Ütleme, mida pikem latt ja mida suurema testiga, mida raskem lihtsalt seda kaugemale suudad visata. Ütleme nii, Emajõe peale oleks kõige optimaalsem olekski 3,9 pikkusega niisugune süsinik latt ja testik kuni 120 grammi. Et see oleks nagu niisugune mõistlik võtta. Noh, muidugi minul on kaasas neid seal mitu tükki, et oleneb kui kaugelt sa püüad seda. Ja kas need otsad on siis nagu erinevad seal? Nad on jah erinevad, erineva paindega. Emajõgi siis Tartu pool natuke laiem veidi enne, et siinpool eriti vist ei püüa. Mida? Et siinpool võrdsust... Ma olen igal pool. Ja Jõesuus ma ei ole eriti käinud. Siin on pool kiirem. Ma olen käinud seal Vorbusega, ma olen üldiselt käinud seal, kus võistlused toimuvad, need rassid ja asjad. No see on nüüd 4,2 pikkusega latt. No see on hästi pikk. No sellega ma üldiselt Emajõel püüan. Nüüd pühapäeval käisin ka, püüdsin ka sellega. Kalgus ikka, mina paadist ei kasutan. Ma ei suuda paadist püüda, siis ma pean üksi olema, et paad ka hästi suur olema. Pinnad võivad palju väiksemad olla. Seda küll jah, et niisuguse latiga saaks paadist väga efektiivselt püüda. Väikse pinnadiga. Laatine püüab kõrval mul kuskil. Ütleme nii, et lati, ise kasutan niisuguse kiirema toimelise latti. Nendega on viset kõige parem kontrollida. Aga mis aega see Paind. Ta on jäigem või? Jah, ta on otsapaindega rohkem. Et ta ei paindu nagu viskajaga ühteselt läbi, jah. Ja kala välja toomisel on ka kiired latid päris jääb. Siis tuleb see õige pain alles välja, et siis ta hakkab. Ma ei oska, küsige veel rippade kohta selles suhtes. Rõngad kõige suurem probleem. Miks? Mida kvaliteetsem on, seda tõesti mina tulen küll rõnga vahet nagu tõsiselt. Ei, rõngad kindlasti, no need on nüüd kvaliteetlatid, see kallimad. Et ütleme nii, et kui sellega nüüd nööri kerida ja kui nöör on kvaliteetne nöör, ütleme nii, et ma ei hakka firmasid või ma ei tea, et ärme reklaami teeme. Et sa ei kuulegi. Aga kuuled samas ka tema peale kuskil, kes nööriga püüab, kurat 100-200 meetri viliseb ja undab, et nii ta kipub olema, jah. See tõmbab ju kõvasti paindesse selle. Ma püüan mõlemad, oleneb püügi kaugusest. Meil on see, et alustasid. Nööril on teatud pead. Nööriga. Ja nii kui haatkisid selle, kergid välja ilma kontsult jälle.
järjest. ei no siis on lati teema. ei, ja siis panin liidri vahele. ei no liider ka jah, aga ma olen ka püüdnud võistlustel ja tavaolukorras ka nööriga, kuni korvini nööriga. aga sel puhul, kurat, sinna jõuame, lasin järjest, aga ma ei tea, kas on keegi kasutanud niisuguseid asju. üks on valmis seotud. püüaks. et see läheb nüüd liipsu ja korvi ette, rakenduse ette. et noh. mul põhimõtteliselt sama, penivast tamiinist tehtud see asi. ja see on kohe spetsiaalsed hiiderkummid müüakse kohe. tegelikult saab kasutada ka stekkerõnge kumme, väga edukalt, vahet ei ole.